Tere ilusat reede hommikut kõigile. Täna olen ma siin koos Heliga ja väga üllatav fakt minu jaoks, mis ma hommikul kuulsin, et see naine on kirjutanud 40 raamatut. Kas täpselt 40 või? Praegu on väljas täpselt 40, aga see muutub ilmselt järgmisel kuul, nii et... 41 siis? Jah, praegu võib isegi 42 päeva korraga, nii et... Väga produktiivne, et täiesti vapustav number. Ühesõnaga, Heli on kirjanik, investor ja inimene nagu meie, 5 lapse ema, kellel on natuke vähem lapsi, kellel võib-olla rohkem, minul 4, aga oled kokku puutunud siis petmisega, mis ei ole üldse nagu selline ebatavaline asi enam, et kuuleb siit ja sealt neid lugusid ja nii hea, et sa oled valmis jagama meiega seda lugu. Et mina väga põnevusega ootangi, et mis siis juhtus? Lugu oli siis selline, et eelmisel nädalal, põhimõtteliselt peaaegu nädal aega tagasi, ma läksin ideekeskusesse tööle, et üks päev kontorist väljas on, või tähendab just kontorist tööl on ja muidu ma töötan kodus. Ja siis keset päeva ma saingi telefonikõne, et mulle on kohtust materjalid ja et ma siis tuleks ja võtaks, või tähendab, et kuller toob need mulle kohale, aga et ma pean kinnitama selle aja, millal siis kuller nagu saaks tulla mulle koju tooma. Seal oli nii palju asju, mis kokku läks, et kui ma tagantjärgi mõtlen, et jaa, loomulikult see oli täiesti nagu selline ebanormaalne, sellepärast et kohus saadab oma dokumendid ka see toimiku kaudu või saadab meili peale teate või tulebki meili peale teade. Aga kuna ma just pool aastat tagasi algatasin uuesti ise elatise kohtuasja, mis oli siis pool aastat ja ma olen oodanud küll, et mulle tuleks mingisugunegi märk sellest kohtuasjast. Ehk see koht, nagu kuhu need petturid sisse sõitsid, oli, et ma olin nagu valmis selleks teemaks, et tuli nii-öelda õige teemaga õigesse kohta ja loomulikult ma tahtsin kohtudokumente. Ja enne kui ma nagu üldse suutsin aru saada, mis toimub, siis ma olin pannud oma PIN ühe sinna sisse. Kirjelda natuke veel seda olukorda, kui sa olid selles hetkes veel, et kas sa kiirustasid, mis see ümber toimus sellel ajal, kui see... No sel hetkel, ma tegin tööd on ju, selles mõttes, et oligi, ma olin kontoris. See oli hommikul? See oli päeval mingisugune ühe paiku on ju. Et sel hetkel ma selles mõttes ma ei jooksnud kuskil, vaid ma olin nagu rahulikult ühes kohas, et ei olnud see, et kuskil tänaval või poes on ja aga ikkagi see, et ikkagi keset tööpäeva ja oled valmis nagu tegutsema. Ja siis ja selle PIN ühega oli ka, et kui mina olen kuulnud ju kõiki neid hoiatusi, et ära anna oma PIN-koode kellelgi. Ma ei annudki ju. Ma ei annud mitte ühtki PIN-koodi. Aga sul oli varem ka olnud, keegi on küsinud nagu PIN-koodi? Ei ole. Ja see ongi ka, et mu käest pole varem küsitud, mul pole mingit kogemust. Aga sa teadsid, et need asjad liiguvad? No ma lugen pealkirju. Et see ongi kõik see sama pealkirja tasandil, et ma ei ole väga süvenenud neisse, aga pealkirja tasandil ma teadsin, et ära anna PIN-koode. Ja mulle öeldi see, et me saadame sulle koodi. See oli nagu esimene koht, kus asi läks nii-öelda lappesse on ja, et nad ei küsi mu käest mingit koodi ja... Meesterahva sellistes? Naisterahva sellistes. Puhtas eesti keeles? Jaa, oli küll jah. Et siuke, see kõne oli kuidagi läbi udu, mitte läbi udu, aga natuke sellist nagu, ta ei olnud täiesti puhas on ja mingi raginat veest oli sees on ja. Ja kui ma nüüd mõtlen tagantjärgi, siis kes on näinud Uusraha filmi, seal on täpselt see, kus nad istuvad seal laua taga ja see helistamine tagantjärgi mõeldes see ilmselt oli täpselt samasugune on ja nii, naine helistab sulle ära, siis läheb järgmine kõne peale on ja et see oli täiesti see filmi stsenaarium. Oota, eks sa saad veel, ma ei lase sind sealt hetkest veel välja. Mida nad sulle ütlesid täpsemalt? Mäletad sa? See oligi see, et sul on kohtudokumendid ja me tahame sulle tuua nad, ja mis ajal sobib, et kuller tuleks. Ja kinnitame selle aja, et ma ütlesin... Ütles oma nime ka? Ei. Tere, mina olen sees. Omnivest, see on Omnivest, selle ütles. Et on Omnivest. Ja siis jah, et kinnita see aeg, et see oli see, mis ta ütles nagu. Nii, siis saadame sulle PIN-koodi. Jah, saadame koodi. Nii, ja siis mulle ilmuski telefoni, siis, kus küsis minu PIN-koodi on ja PIN ühte, siis ma panin selle sisse on ja. Ja see ongi kõik see lugu on nagu kokku selline... nagu paljude kokkulangevuste asi ja see, et ma olin nagu valmis nii-öelda täiesti selline nii paljud asjad minu jaoks toimisid, mida võib-olla mõni teine inimene ütleks, et mis asja on, et kuidas sa nagu aru ei saanud. Minu jaoks see tundus väga loogiline. Ehk see ongi see teema jälle, et... Kas korraks käis mõtte peast läbi, et midagi kahtlast on? Enne kui sa panid PIN-i?
ma arvan, et mitte väga. Sest ma mõtlesin pigem selle kohtudokumentide peale, ma mõtlesin juba selle kohtuasja peale ja pigem jah, et miks nad nagu mulle ei saada meili teel ja nagu ma mõtlesin neid asju, et mu mõte läks nagu täiesti teises suunas liikuma ja ma mõtlesin jah, kohtuasjade teemad pigem nagu edasi on ja no kui see kõne lõppes, siis ma läksin esimese asja muidu teie toimikusse ja vaatasin, mul pole ühtki kohtuasja või kohtudokumenti tulnud. Ja kui ma nüüd nii-öelda lõpu ära räägin, siis nädal aega hiljem, siis ehk sel nädalal tulid need kohtumaterjalid, mida ma ootasin. Ehk see ei olnud nagu tühja koha pealt, vaid oligi see, et täpselt nädal aega hiljem tuli kõik need asja, mis ma ootasin. Aga kuidas nad teadsid seda, et sul on see kohtucase poolel? Mina jagan kõiki mu asju hästi avalikult blogis. Mul on blogi Minu ilus elu maal, et sealt nagu leiab mu lahutuse ja siis kohtuasjade kohta päris palju infot. Aga nüüd, kui ma olen kuulnud, siis seda kohtumaterjalide teemat nad suvaliselt pakuvad ka nagu suvalistele inimestele. Ehk et see on nagu osa skeemist ja võib-olla nad ei teadnudki. Võib-olla nad lihtsalt võtsid ja nagu saatsid või helistasid, nii et nad ei teadnudki, et minul konkreetselt on kohtuasi. Sest ma saan aru, et sama jutuga on helistatud ka ühele kohtunikule, vähemalt ühele kohtunikule on ja suvalistele inimestele, kellel ei ole ühtegi kohtuasja. Aga no minu puhul on sama, et kuna ma jagan oma infot nii avalikult sotsiaalmeedias, blogis, siis ma nagu kättesaadav on või on teada, mis mind nagu võiks puudutada. Kas sa ise arvad, et see oli sihitud rünnak? Ma ei tea, ma arvasin sel hetkel, aga nüüd, kui ma pärast seda märkan ja kuulen neid lugusid, kui paljudega nagu sama skeemiga nagu paljudele lähenetud, siis ma ei ole enam kindel, sest see tundub olevat selline laiem asi, mida nagu suht suvaliselt helistatakse suvalistele inimestele. Nii, ja mis edasi juhtus? Andsid pinni ära, läksid kohe e-toimikusse? No see oli jah, et peale kõnet, siis mul hakkas juba vaikselt paanika. Ja... Kui sa läksid e-toimikusse ja avastasid, et seal ei ole? Aga miks sa läksid sinna e-toimikusse? No sellepärast, et ma tean, et seal on asjad, on ju. Aga sa läksid niimoodi siiralt lihtsalt vaatama või sul tekkis ikkagi mingi kahtlus nagu juba? Üks asi kahtlus, aga teine asi on see, et ma tahtsin on ju teada, et kui tuleb midagi, et mis see siis tuleb ja miks nad mulle saadavad selle postiga, kui nad teavad, et ma saan e-toimikust asjad kätte, kui nad mulle tavaliselt saadavad meiliga. Ja et see oli selline normaalne nagu liigutus, et kui mul tuleb kohtust mingi materjal, ma lähen sinna alati ja kontrollin sealt. Ja noh, kuna ma uskusin, et mulle tuleb, on ju, siis ma läksin vaatama. Ja siis ma nägin, et seal ei olnud mitte midagi. Ja siis oli juba see paanika koht, et mis nüüd juhtus. Ja siis see, kes minuga veel kontoris oli, seda teab, kuidas ma käisin mööda kontorit ja mõtlesin nii, kas ma helistan nüüd Omnivasse või ma helistan panka või kuhu ma helistan, nagu, et oligi see koht, kuhu ma helistan. Ja siis helistas minu telefon uuesti. Mulle helistati väidetavalt pangast. Eesti number? Ja Eesti number. Swedbanka siis küberturbespetsialist. Nemad olid näinud, et minu kontol toimub mingisugune kahtlane tegevus ja nemad kohe uurivad. Ja siis hakkas pihta see, et mind hoiti kogu aeg telefoni otsas. Mind aitas siis nii-öelda see spetsialist. Ta korraldas varsti kõne politseiga, et kõik see uurimine läks kohe lahti, kohe hakati tegelema. Ja siis üks asi, tähendab, neil olid laused nagu kõige kohta või ennetavalt ja ma hakkasin tagantjärgi mõtlema, mis teemadega mind nii-öelda maha rahustati, mida ma mul ei olnud veel küsimustki, et nad vastasid neile küsimustele enne, kui ma üldse jõudsin küsida. Ehk et üks asi, mis öeldi, oli see, et jah, su kontol toimub kahtlane tegevus, kui sa lähed sinna, sa näed oma endist pangajääki, sellepärast, et see asi toimub kuskil mujal ja et nad on teinud nii, et sa näed endist ja et umbes, et kui ma oleksin pangakonto lahti võtnud, siis ma näen, et mul ei ole sealt mingit raha kuskil liikunud, aga nad ennetasid selle ära, et mul ei tekiks seda kahtlust. Et see oli üks asi, aga see oli nagu mitmeid neid, millega nii-öelda kogu aeg selline rahustamine. Sellel hetkel olid sa juba nagu siit sellest mõtlevast ajust olid juba nagu siin paanika osakonnas ise? No sellepärast, et esiteks, et ma kasutan enamus aega oma 5 last üksinda, mis tähendab seda, et see, kui mul on jutt, et sul kaob kontolt raha või sul võetakse ja ma saan nendega hakkama, aga see, et kui ma mõtleks, et keegi võtab kõik mu raha ära, siis ma ei saaks nendega hakkama. Mul oleks nagu koheselt see, et juba homne päev, mis must saab, et see stress ja selline valmisolek, et mis võib juhtuda, see on mul kogu aeg nii kõrge niigi, et isegi kui täna on hästi, homme on hästi, kui juhtub mingi eriasi, ma tean, et ma olen nagu haavatav ja see lööb mul nii-öelda paigast ära. Siis mul oli see, et järgmisel päeval oli mul koeral operatsioon, kuhu oli vaja 2300 eurot koheselt välja panna. Siis ma teadsin seda. Ma ei saanud lubada, et mul see raha on ju läinud ja et ma ei pääseks ligi kontodele asjadele. Nii et mulle väga sobis see, et keegi tuleb ja kohe kiirelt lahendab ära asju. Siis üks asi, mis nad kogu aeg ütlesid, oli see, et nüüd käib kriminaaluurimine, sa ei tohi kellelegi rääkida, sa ei tohi kellelegi midagi öelda. Jällegi mõni inimene on nüüd tagantjärgi öelnud, et kuidas see suus küsimust ei tekitanud. Mina olen osanud kriminaaluurimises enne.
see on täitsa normaalne, et sa lähed üle või neid ütlusi andma üksinda. See on täitsa normaalne, et sa ei aruta kogu maailmaga seda, et mis sa nüüd räägid, on ju, seal kriminaaluurimise käigus. Ehk siis minul nagu üldse ei klikki mitte midagi selle peale, et ma peaks üksinda olema. Nii et noh, sellised asjad kõik järjest toimusid siis. Ja see oli üks meesterahvas, kes sinuga rääkis siis? Algul oli üks meesterahvas ja siis tema nii-öelda korraldas kohtumise politseinikuga, videokohtumise ja siis seal oli teine meesterahvas, temaga oli siis videoülekanne ja siis jälle samas telefonis? Jah, ei, no selles mõttes, et nad helistasid mulle WhatsAppist ja siis see teine mees oli nagu teises kõnes nii-öelda, noh, et vahepeal panin kinni selle küberturbespetsialisti kõne, helistas see politseinik. Panen natuke selle mikrofoni seti. Sul mõnusad paksud juuksed siin. Ja siis see tähendab politseinik rääkis ära ja siis pidin uuesti helistama nii-öelda tagasi sellele teisele spetsialistile. Nii et selline 3 kõnet siis kokku, ehk see Omniva nii-öelda, siis see küberturbespetsialist ja siis see Swedbanka, tähendab siis see politseinik, nii-öelda politseinik. Nii, ja mis edasi juhtus? No siis see politseinik ka luges mulle veel neid paragrahve ja asju ja kuidas nad uurivad ja seda kordas ka muidugi, et ärge kellelegi rääkida, muidu me peame nad kõik kutsuma sinna politseijaoskonda. Me leppisime kokku politseijaoskonnas kohtumise aja selle politseinikuga ja jällegi, mis nagu mind nii-öelda siis suigutas, oli see, et ma küsin vahele, kas seda taktikat sa varem ei olnud kuulnud, et kui nad võtavad PIN 1, siis järgmine kõne on politsei. Seda infot sul oli olemas või? Seda infot sul ei olnud? Ja. No üldse tegelikult ma ei ole enda skeemidega nii palju kokku puutunud, et ongi see, et see võtavad su PINid on põhimõtteliselt kõik, mida mina olen siiani nagu väga teadnud nende skeemide kohta. Et umbes teevad su kontot. Aga kuidas nad seda teevad? Seda sa ei teada? Ei. Ja ühel hetkel oligi see, et kontorisse tuli siis Kristi Saare, kes nagu kogu aeg ei olnud seal ja siis ta nagu selle teiselt inimeselt, kes veel oli ka kontoris, kuulis, et ma olen hästi kaua nagu telefoni otsas olnud ja siis temal tekkis see kahtlus, et kuule, et mitte ükski nagu pangaspetsialist ja politseinik ei viitsi suga istuda nagu peaaegu tund aega telefoni otsas. Ja siis ta hakkas nagu vaikselt tulema, ma olin selles nii-öelda vaikuse kastis on ju, et noh, et kus nagu, kus siis välja ei kuule, sisse ei kuule on ja siis ta hakkas tulema ukse vahelt ja siis ühe korra nad kuulsid, et ma räägin kellegagi ja siis mulle öeldi kohe ka, et me kuuleme, et te räägite teise täiskasvanuga, me peame kutsuma tagasi ja kohe uurimisele on ja näitasin Kristi, et mine ära on ju, et noh, mina ei taha, et Kristi Saare peaks minu pärast politseisse minema ütlusi andma on ja no naljaks on muidugi see, et järgmisel päeval me istusime kell 7:30 Äripäeva raadios ja rääkisime, ehk et politseisse ta ei pidanud tulema, kui hommikul raadiosse pidis ikka tulema on ja aga siis ta ei jätnud mind rahule, siis tuli muudkui, siis ma lõpuks lükkasin märkmingu, et no kirjuta mulle siis on ja siis oligi, et tema küsib esimesena, et kas sul PIN-koodid on kinni, mis PIN-koodid, et noh, et oota, me siin lahendame asju on ja et ei, mul ei ole mingid koodid kinni. Ja siis kirjutab lõpuks, et kuule, et kas sa saad aru, et see pettuskeem ongi 2 osaline. Siis samamoodi ma kuulasin, mis ma räägiti telefonis on ja noh, et ma olin nagu nii, et kuule, ma ei saa suga tegeleda, noh, et mul on kogu mõtlemine kinni, eks oligi seal, nad hoidsid kogu selle tähelepanu seal, et ma olin nagu kogu aeg kinni seal ja lõppkokkuvõttes oli see, et kui Kristin nagu vaatas mul telefoni, nägi, et WhatsApp on lahti, lihtsalt nagu panin mul selle kõne kinni ja mul oli oot, nagu, et kuule, noh, et umbes asi on pooleli. Aga mis hetkel ta kinni pani? Ma näitasin neile ette kõiki oma pangakontosid. Ehk et see, et tegime jälle mingi kõne, kus ma siis pidin jagama nii-öelda seda oma ekraani ja nad ütles, noh, me paneme pangaroboti kontrollima kõiki pangakontosid, et mis nagu toimub ja et nagu kaitsta nii-öelda siis, mis seal toimub. Ma tegin lihtsalt lahti, et selle konto, mul on lastekonto, mul on mitmed ettevõttekontod ja ehk mul oli mingi 9 või 11 kontot, mis on ainult Swedbankas on ja pluss teised pangad, pluss investeeringud Lightyearis ja mis tagantjärgi jälle, mis ma sain aru, miks see asi nii kaua võttis, mul ei ole pangakontodel ja sellel põhilisel pangakontol raha. No on mingi väike, aga ma kannan sinna järjest, nii palju kui mul vaja, ma kannan on ja suurem osa on mul Lightyearis, kus siis ongi, ma kannan nagu järjest välja, kuidas vaja on ja see oli nende jaoks komistuskoht. Nad said aru, et nad ei saa koheselt võtta mul kuskilt kontodelt raha ja siis, kui juba Kristi oli mul seal telefoni juures, siis tuli see koht, et nad ütlesid, et nii, nüüd tuleb teha seda, et te peate kandma kõik oma investeeringud koheselt pangakontole. See oli minu jaoks ka juba koht, kus ma sain aru, et mis mõttes. Kell oli 3 päeval. Mul on
investeeringud suures osas USA aktsiates, mis tähendab, et USA börs on kinni. Ma ei saa seda raha kätte enne, kui ma müün aktsiad maha ja kõik, kes midagi rahast teavad, saavad aru, et ma ei saa lihtsalt võtta investeeringuid välja. Eks see lause oli nagu see, kus ma oleksin ise ka juba aru saanud, et noh, tegelikult see ei ole okei. Ja see pangakontode asi oli see, et nad selle PIN1-ga ei saanud näha veel sinu pangakontot, sellepärast nad palusid, et sina näitaks neile. Ilmselt küll, jah. Aga see oli ka see jälle, et seal, kui ma jagasin ekraani, ma logisin ise sisse. Ma ei andnud kellelgi oma PIN-koode. Et jälle see üks lause, et minu jaoks pettuskeemid seostuvad sellega, et ära anna PIN-koode. Ma ei andnud mitte kellelegi PIN-koode. Et see mõistmine, et need võimalused, mis saab nagu juhtuda, on nii palju laiemad kui ainult see, et sa annad PIN-koodid. Et see on ka, miks ma oma asju nagu nii palju räägin, et jaa, ma olen investor, ma olen Äripäevas kirjutanud börsiuudiseid, ma teen nagu rahatarkust, koolitan teisi ka on ja räägin erinevaid muid nagu teemasid, koolitan enesearengu teemasid ja et ma nagu peaks äkki varjama seda, et noh, et appi mina ka nagu olen haavatav ja mind saab nagu kuidagi mulle ligi. Aga vastupidi, ma jagan seda just sellepärast, et oleks nagu näha, et seal on nii palju nüansse ja kui sa oled nagu haavatav, siis nagu see on nii lihtne tegelikult ligi pääseda lõpuks, kui nagu leitakse õige koht või see, et sa jah oledki nagu võtad vastu sellist mingit üllatust nii-öelda siis negatiivselt. Nii et nad küsisid PIN2 ka sinu käest mingi hetk? No selles mõttes ma panin ise sisse, nad ei küsinud, aga see panka ma logisin panka sisse. Ehk enda ekraani peal ja ma jagasin ekraani sinna samal ajal. Aga nad oleksid küsinud seda või nad tegelikult tahtsidki, et sa ikkagi selle investeeringu ja kui see kõne, Kristi pani selle kõne kinni, mis siis sai edasi? Siis midagi ei saanud, selles mõttes nad ei helistanud rohkem, et ju oli nende jaoks kõik on ju. Ja siis oligi nii, et ilmselt jah, nende jaoks lõppes sellega see asi. Et sind põhimõtteliselt päästis see, et su raha oli investeeringukontol tegelikult. Sest muidu nad oleks lihtsalt küsinud PIN2 ja tõenäoliselt sa oleks pannud selle. No see ma ju paningi, selles mõttes ma olin ju seal pangas sees. Ja ma arvan, et kui ma juba olin seal pangas sees, siis nad oleksid saanud võtta sealt Swedi kontodelt mul nagu kõik raha ära, mis mul seal oli. Aga kuna mul seal ei olnud ja nad otsisid, kus on, et siis jah, see päästis. Imetlusväärne, et sa jagad seda lugu niimoodi avalikult, et teen üleskutse ka, et ma küsisin hommikul siin, et kirjuta, milliste pettuskeemidega sina oled kokku puutunud ja jällegi see on üks niisugune kullavaramus on samas kommentaariumis, et kui te jagate neid lugusid omavahel, siis seda vähem nagu võimalusi, me lõikame läbi neid skeeme, muidugi neid uusi skeeme tuleb juurde, aga ikkagi see teadlikkus kasvab, et tegelikult ma pean nagu rohkem ennast asjadega kurssi viima ja sellepärast on nii vajalik nende lugude jagamine. Kas sul on keegi kokku puutunud, kus on päriselt raha läinud mingi tuttav või keegi, oled kokku puutunud sükeste lugudega ka? Nagu me jõuame jälle sinna, et Kristi Saar oli see, kes pani kinni mulle asja, siis tema teab küll nagu väga palju lugust, et tema oskaks nagu kohe öelda, et jaa, on reaalsed lood. Minu enda lähedastest, keda ma nagu reaalselt teaksin, ma ei ole kuulnud. Aga vaata, see ongi see koht ka, et kui mina hakkasin ka lugu jagama, no mis on kommentaarid? Pooled on see või osad, et väga tore, et jagad, väga hea on ja siis tulevad, et vaata, sinuga pidigi juhtuma, et sinu viga ja et sina ise tegid on ja ehk selline süüdistamine. Ehk et kui paljud inimesed julgevad jagada, kui tulevad mingisugused trollid on ja et vaata, mis sa tegid ja su enda süü ja kuidas see, ja ongi see lausega, et kuidas sa julged jagada seda. Et kui me nagu seda veel halvustame, et sa jagad lugu, siis me ei kuulegi neid lugusid. Ehk et ma võib-olla ka ei ole kuulnud lugusid inimestelt, kes lihtsalt ei julge rääkida, aga mu ümber võib-olla neid on. Ja Aigi, milline ametikasutus küsib tuvastamiseks PIN-koodi? Tegelikult ei olegi selliseid. No samas, kui sa panka lähed, päris pank küsib samamoodi ju. Kui sa helistad panganumbrile, siis tegelikult pank laseb sul siis selle PIN-koodiga. Ja kui mina arvan, mulle helistatakse pangast, siis nii ongi. Ja kes veel ei ole vaadanud, siis meil on YouTube'is üleval Epp Kärsini lugu ka, kuidas teda päästis see, et tal oli samamoodi siis kaheosaline skeem, et kõigepealt oli PIN1 ja siis tuli järgmine kõne, kus hakati lohutama ja manipuleerima ja seal oli siis Leppanen oli vist selle nimi, mis ta ütles, et ma olen see küberturbespetsialist ja selline nimi oli päriselt ka veebilehel olemas, Epp vaatas. Aga siis Epp samal ajal kui kõne oli, vaatas, millal on selle Leppaneni sünnipäev ja küsis, et millal teil sünnipäev on. Et huvitavad sellised nagu
takistused õnneks, mis on, aga noh, ongi, et kui palju on neid juhtumeid, et eelmisel aastal 27 miljonit käive nendel küberpättidel, et ja 3. maailma majandusharu siis praegu on ju, et tohutu mootor töötab ja ei maksa loota, on ju, et nüüd see on ainuke skeem ja nüüd rohkem neid ei tule, et neid tuleb igasuguseid peeneid veel. Aga... No üks asi, mida nad nagu mulle kohe ütlesid ka, et kui sa teed meiega koostööd, siis sulle kehtib mingisugune kindlustuskaitse, nii et see raha, mis sul ära võetakse, siis nagu pank vastutab sellest, pank annab tagasi, et just need laused, asjad, mis seal käisid, neid on nagu, no nad lähevad nii õigesse kohta ja just, et nad ennetavad seda, mis mure sul on. Nii et tõesti see on väga osav, aga jah, et kui sa tead, aga kui sa ei kahtle ka ja kui sa ei mõtle selle peale, siis on, sul ei teki seda küsimust, et sünnipäeva uurima hakata, on ju. Mulle näidati ka neid ametitõendeid ja mul on pilt isegi ühest ametitõendist ja kui ma pärast guugeldasin neid nimesid pärastpäevale küll, on ju, siis seda reaalset küberturbe spetsialisti ma ei leidnud, aga see, kes andis välja selle nii-öelda ametitõendi, see on täiesti olemas reaalne inimene. Nii et tean, nad kasutavad reaalseid nimesid küll ka, jah. Kas sa näed, mis nagu aitaks siin, et kes peaks aitama inimesi, kuidas peaks aitama inimesi? Oled sa nüüd mõelnud selle peale, et on mingeid lahendusi, mis aitaks nagu stoppi panna sellele tohutule raha varastamisele ja pettuskeemidele? No ma arvan, et eks me igaüks ise on ju olemegi see, et ega selle minu ja minu PIN-koodide vahel ei saa mitte keegi teine tulla kui mina ise. Et see on nagu see koht, et teadlikkus sellest, mis saab olla ja seesama nagu siingi kirjas oli, et keegi tegelikult ei küsi su käest PIN-koodi. Et sa paned kõne kinni, see üks lihtne asi, et sa ütled, ma helistan tagasi, ma uurin, ma mõtlen, ma helistan tagasi on ja sellised asjad, mis sa saad nagu teha. Ja kui see asi kõik juhtunud oli, siis lõpuks oligi see, et Smart ID nende paroolide ja kasutajatunnuse kinnipanemine oli see, mis nagu on siis päriselt esimene samm, mida siis sellise teha siis, kui sa oled enda nagu koodi kuskile sisse pannud. Et lihtsalt kiiresti kinni panna ja ära muuta. Ja meil on veebruari alguses on algamas veebikoolis selline õpiprogramm nagu küberturvalisuse programm ja mina näen, et just nagu väikeettevõtjad on nagu kõige ohustatum liik siin, sellepärast, et nagu sa ise ütlesid ka, et sul on nagu mitu kontot on ja väikeettevõtjad tavaliselt tegutsevadki mitmel rindel, iga päev on hommikust õhtuni ülikiire, muidugi lastega emad ka on ju, et kogu aeg on midagi teoksil 2-3 asja korraga ja mis küberturbe spetsialistid ütlevad, et seal samas programmis on meil koolitajaks siis Tiia Sõmer, kes on ise 10+ aastat selles valdkonnas olnud ja tema siis aitabki teha väikeettevõtjatel sellise küberturvalisuse plaani ja ka kriisiplaani, et täpselt, et kui juhtub, mis siis, et kui keegi küsib midagi või saab midagi, et mis siis, kuidas kiiresti tegutseda, sest et siis ei ole aega otsida infot on ju kuskilt internetist, vaid peab kohe nagu järgmised sammud tegema. Aga jah, et tema siis ongi öelnud, et kõige suurem probleem on kiirustamine. No ja väikeettevõtjatega muidugi, mis saaks riiklikult teha, et meie andmed on ju täiesti kättesaadavad. Guugelda keda iganes on ja sa saad koduse aadressi kätte, sa saad telefoninumbrid, meiliaadressid, sul on kõik väikeettevõtja info käes, sest enamasti on meil ju koju registreeritud firmad veel, nii et sa saad nagu kõik asjad kätte. Ja see on see, et kas see riiklikult, et see on riiklikult tehtav asi, et kas see peab nii kättesaadav olema. Seesama, et minu ettevõtted, kui nad on minu kodus, mu lapsed on teada, kus nad elavad, kus nad on, et see on tegelikult, see on üks selline turvakoht, mida me saaksime lahendada. Jah, või siis lihtsalt ongi, et kui sa ettevõtet lood, muudad aadressi ära ja teed kas või on olemas neid kortereid või asutusi, kuhu sa saad registreerida mitu ettevõtet ka sisse, et õnneks vaata tänapäeval enam keegi kirjadel otseselt palju ei saadeta infot, et aga täpselt mina olen kaalunud neid asju, et oma ettevõtte aadressid ära muuta, kindlasti info meil ära muuta, miks mitte võtta endale töötelefon eraldi. Aga kui sa tulid, siis helistas sulle? Ja siis ma sain Rumeeniast kõne. Jah, Rumeeniast kõne on ju, no ma ei vastanud enam on ju. Aga samas oligi, et see üks asi oli veel ka see, et ma
ma ei vasta muidu ka üldse võõrastele kõnedele. Ma ei tea, miks ma sel päeval üldse vastasin ja no muidugi peale seda ma jälle ei vasta võõrastele kõnedele ja juba oligi, et laps helistas kellegi teise numbrit, ta ei saa mind kätte ja ma olen küll lastele öelnud, et saada mulle sõnum, kui sa helistad kellegi teise numbrit, saada sõnum. Aga tegelikult ju ei saa nagu minna ka selle peale, et sa ei vasta nagu kõigile üldse mingitele kõnedele, et mul on samamoodi ju meediast helistatakse, vahest kutsutakse esinema, lugejatega kohtuma, et ma pean vastama kõnedele, on ju. Nii et see nagu ei ole kah lahendus. Jaa. Nii et teadlikkus, viia ennast kurssi, mida sina ise teha saad, sest tõesti keegi nagu vägisi ja kuidagi, muidugi neid variante on muidugi väga palju, kuidas logitakse ka arvutitesse sisse ja nii edasi. Aga jah. Ma vaatan siit ise küsimust, et võtan tal ise küsimuse, et Smart ID kohta, et kuidas ta kinni panna, et Smart ID äpis on selline koht, kus on täiesti, et seal vist see 3 punkti või kus sa vajutad ja seal ongi, et kas sulge kasuta või mingi sulge sõna igatahes on seal, nii et see on nagu, et Smart ID äpp on see, kuhu sa lähed, et kus sa saad siis kohe ise selle ära teha. Ja avada saab uuesti pangas, et nagu avada sa kodus ise seda ei saa. Jaa, aga siis tõmbame otsad kokku. Heli kinkis mulle raamatu, kui keegi on huvitatud, siis helikirjastus.ee, eks ju. Seal on siis 40 raamatut, mida Heli on kirjutanud ja veebruarist tuleb välja veel 2 tükki, eks ju siis. No ma loodan praegu, et 2, jah. Et need on siis sellised romantilised, mis need on, romaanid? No ma olen kirjutanud nii noortele kui lastele, et see on romantiliste lühiromaanide sari, on ju, aga ma olen kirjutanud ka sellise keerulisest eluetapist välja tulemise loo, et uus algus, nii et need on ka jah, helikirjastuse lehel kõik olemas, aga sellest pettuse skeemist ma ütlen veel, et Minu ilus elu maal on mu blogi, kus ma kirjutasin siis väga pikalt kõik nagu kogu selle läbi nagu, et just see pettusskeemiga, et see, mis su peas käib ja mis toimub, et ma panin selle kõik asjad nagu sinna kirja, nii et sealt võib ka lugeda, kes tahab siis pikemalt kuulda selle kohta. Ja mina usun seda, et tänu sellele, et sina jagad seda nii selliselt nagu vabalt, et sa ei põe, et sa nagu ei hoia kinni mitte midagi, sa jagad kõike. See tegelikult nagu vallandab mingi laviini ka, et inimesed hakkavad omavahel jagama ilma häbitundeta neid lugusid ja kindlasti mitte kunagi ei tohiks kuidagi moodi hukka mõista, sest tegelikult me iielgi ei tea, mis on selle taustasüsteemi taga ja nagu sina ütlesid, on ju, et see tabas just väga õiget momenti, nii on enamikel juhtudel, et ootad just pakki, ma ei tea, just midagi täpselt ajakohast ja siis see satub sinna õigesse kohta. Ja mina julgustan ka lihtsalt, et jagama ja tõesti tunnistama neid asju, et kindlasti on neid, kes ütlevad ka halvasti selle kohta, aga neid on alati, on ju. Et mina mõtlen kogu aeg, et kellel on aega, et kommenteerida negatiivselt sotsiaalmeedias või ajaleheartiklite all, et see on nende elu, on ju. Aga mina jagan ka nende jaoks, keda see võib-olla päästab või toetab. Nii et tore, kui see mõnegi euro päästab, on ju. Ja minu raha on ka kõik alles, nii et selles suhtes on, võiks öelda, kõik läks hästi. No ma ei tea veel, mis andmetele nad ligi pääsesid, et ilmselt nad logisid sisse eesti.ee-sse, nii et ma veel nagu pean hinge kinni hoidma, aga raha on alles. Jah, no see ongi see, et lihtsalt nüüd sa oled kuskil andmebaasis, on ju, ja nüüd lihtsalt tulevadki Rumeeniast igalt poolt mujalt need kõned, aga jällegi oled sa targem ja teadlikum ja aga aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Toredat reede jätku kõigile ja kohtume uuel reedel jälle uuesti.